täis tihedalt. Aitäh kõiki tulemast. Nädalas Eesti mõeldi kell 6 kohale jõuda on juba suur saavutus. See tuli välja, et oli suur saavutus mul endale ka, isegi ei praegu välja. Ja enne siin just rääkisime, et 42 aastat võttis aega, et elu esimene raamat valmis saada, järelikult teise raamatu teen just 84 aastat. Et matemaatika järgi. Ja see raamat sai siis kaante vahele suuresti tänu sellele seltskonnale, kes siin tegelikult koos on. Robbie ja Tiit kaassaatejuhtidena 2 peale kokku 4 reisi kaasa teinud. Millal maagi oma raamatu kirjutan? No vot, et võtta siit natukene, tuleta meelde ja tee teine osa. Ja siin seltskonnas Sten ja Erik ja Tõnis ja Kaspar ja Kaljus, kes on kõik ka nende saadete lõtetel osalenud, kes operaatorina, kes saateautojuhina ja teistes rollides, nii et siin on seda seltskonda oma jagu kohal, kelle tegemisi ja seiklusi samamoodi selles raamatus on siis kaasatud. Aga hakkab rääkima reisimuljeid, sellepärast et see raamat räägibki ju sellest, mis reisidel juhtus. Nii palju võib öelda, et kui saated on nähtud, siis peaks olema ikkagi üht-teist uud siin raamatus, sest et valdavalt räägitud selle nurga alt, et mis kaadri taga toimus või kuidas sündmused vargesid just sellised, mis lõpuks kaamera ees välja paistis. Ja neid sündmusi on nüüd olnud siis kokku 6 reisilt 10 aasta jooksul küll, 2015. Ma tahaks küsida kohe, et kui palju tänaseks on see 06, see valge 06, mis on kõikides saadetes peale Sierra saate olnud, palju ta kilomeetrit praegu nüüd siis turjal on kokku, kas sa mäletad peast? Minu arust me oleme Žiguliidega kokku sõitsime, esiteks auto müüdud, jah. Aga minu arust me sõitsime kokku üle 30 000 kilomeetri nende Žiguliidega nende reiside jooksul, et neid ikka tuli oma aegu neid kilomeetreid. Et see üldse võimalik on, jah. Minu jaoks juhtus nii, et ma arvasin sellest 06 nii ära. Mul ei olnud nagu nende autode kokkupuudet nagu mitte mingisugust enne peale selle, et meie peres oli 06. Kirsi Punane ja isa minu arust müüs seda niimoodi Siberi venelastele, et nad olid veel lõpus küsinud, et kas ikkagi, kas piirini peab vastu, selle täitsa taha välja ära. Ise olid hingil kinni, et ikkagi järvamalt kaugemale jõuaks. Ja nüüd 06 sõites, palju ma siis sõitsin? Karpaadid, Ukraina, Valgevene, see oli umbes 7000 kilomeetrit, Eestis kolm isegi rohkem 6000 kilomeetrit, palju ma sõitsin Eestis, siis et ma arvasin sellesse nii ära, et ma praegu otsin ühte nagu uut. Ja ma kõige lähem, mis on tingimustele vastav, on Leedus. Nii et väga suur pettumus on meil ühes sõidu välja tegema. Leedu lätin ka, kui ma talle leian. Aga Žiguliga läbi Baltimaad oled nagu korra nagu sõitnud, et selles mõttes on teada, kuidas see käib. Jah, ja ütleme niimoodi, et ma mõtlesin siis Madise või kellegi meie mehaanikus kaasa võtma, sest arvestas seda, kuidas meil ühel esimesel välisreisil jõudsime Pärnuni vist äkki sinu 01-ga, siis ma eeldasin, et see reis tuleb, vähemalt 7000 kilomeetrit tuleb palju vaevalisem. Aga lagunes ikkagi 01, mitte 06. Nii et see mõnel aastat seda vanusevahet see ikkagi hoidis kaasa. Ma just mõtlesingi selle sinu meenutuse peale. Ma vabandan, aga ma just vaatasin neid pilti, kus... 06 ei liigu, jah? 06 ei liigu, et ka sinul lükati seda autot käima. Ja siis, kui mina, et ka sinul lükati seda autot käima, siis kui mina tulin, siis mul öeldi ka, et see auto niimoodi korras. Ja siis juhtus see, et nii kui välismaale sain, jätati seda käima jooks. Tavaliselt siis, kui ta lagunes nendel reisidel, siis ma olin kuskil leidsin endale mingi muu koha, kuhu minna. Sest ma ei tea sellest remontimast mitte midagi. Ma läksin ikkagi odava napsu pärast Valgevenesse Ukrainasse ja maastiku pärast. Siis ma mäletan Karpaatides, kui vist uue bensuump ütles ülesse, siis või oli seal midagi väga ja siis ma läksin Juuksurisse. Et selle mõttes... Kõik on nii tuttav jutt. Ma arvan, et siis enne see, kui mina hakkasin sinna minema, siis pandi kõik need sinu vanad jupid sinna külge. Madis tegi nägu, et ma tean kõike ja siis... Ma olen seda parandanud juba, jah. Ja mina parkisin tänu sellele, et see oli aku probleem lõpuks tuli välja. Aga mina parkisin enamus kohtades kannaku peale. Et see oleks hoo sisse ja siis käigu sisse ja siis startida. No üks starteritest on siin taganurgas kohal ka, et Tõnis ja Vents, keda praegu siin üle teine kaameramees, neil kujunes välja selline režiim isegi, et Norra mägedes minu arust isegi vastu mägena enam paar korda lükati see auto käima. Kuidagi töö oli paigas, Tiit oli roolis, teine käik sisse, Sidur alla, Tõnis ja Vents tagant lükkasid ja oli korras. Nii oli, jah. Kuulge, aga
nendest kõikidest reisidest mõnda aega möödas, et Robbie, sinu esimesest reisist juba isegi 6 aastat. jah. et mis sulle ses mõttes peale selle odava napsu ja rikkis auto, mille peale sa elu on mõelnud? Ma olen mõelnud selle, et ma ei näe ühte pilti, mis on minu jaoks kõige parem on see, kuidas ma leidsin, kas äkki siis oli Odessas ühest Lada Varusel poest sulle taksoportooni, millega sa sõitsid mööda linna ringi ja see oli nii tore vaatama, et mul on seal telefon, just vaatasin maru pilte ja videosid, kuidas siis ilus särav roheline 01 sõidab mööda Odessa tänavaid ja ootasin seda hetke, äkki keegi teeb õde. Aga ei olnud kedagi kahjuks, kliente sellega ma ei saanud, aga ütleme niimoodi, et rohkem on siin modifitseerimise autodel näha küll, kuidas on minu autole Eestis saanud siis Sibulateel rooli asemel rattalenks näiteks või kuidas sinu rohelise Žiguli küljes väga veidra kombel väga tihti oli selle summuti otsas üks kondoom. Need oli nagu, ma olin sunnitud ostma Eesti pealt mitu pakki preservatiive selleks, et sind ehmatada, et panna sind mõtlema sinu auto katki. Siin on see üks kõik olemas ja see on, ma ütlen niimoodi, ma ei ole küll uhke selle üle, aga tillapüksi sain endaga tänu sellele. Taustalugu on siis see, et see oli meil teine reis siis, ei tegelikult esimesel reisil me hakkasime üksteisele viskama vempe, et elu nii-öelda huvitavamaks muuta. Esimene oli seesama sinu vemp, kus sa minu autos takso tegid ja siis kuidagi pidin vastama sellele ja siis järgmisest bensujaamast tõstsin kõik lühnapuusad ära ja panin need sinu autosse. Need oli paarkümmend. Need oli paarkümmend, ja sealt läks nagu lahti ja siis järgmine reis oligi see, et siis juba vahetasime rooli ära, sinu autole pani jalgrattaleiksu asemele ühel ööl. Järgmisel ööl sina panidki egu ongi minu osa. Sinu käepaag oli nii kõrge, et kui sa vahetasid siis käiku 3.4. siis see oli, see hool jõuks nii pikk. Et sa oleks siis, et see oli tore ja minu jaoks ikkagi üllatavalt hästi pidas autot vastu, et ma küll ta järgmisel reisil kaasas jäänud käia, mul tuli perelisa ja naine ei lubanud. Või tahtsin ise kodus olla, aga siis ja siis ma kuulsin, et Tiit võttis vääriliselt selle koha üle. Aga et need masinad pidasid ikkagi, ma arvasin, et nad lagunavad rohkem, et nad pidasid nii hästi vastu. Et kes on selle auto omanik kunagi olnud, siis ma arvan, et teab seda jama ja nökerdamist, aga kui sa pead need panema ikkagi nagu proovile üles mäkke 40-kraadises kuumalaines, siis ta ikkagi pidas päris hästi vastu. Jaa, pidasid küll ja siis räägides sellest, et siis kui mina liitusin selle seltskonnaga, siis tekkis ka see mõte, et ma peaks tegema nagu mingisugust tünglisid üksteise autole mingit tüngli. Ja siis nii palju, kui ma välja pakkusin asja, et mida võiks teha, siis ma eelmistel aastatel tegin seda. Ja siis oli, et ega autol ei olegi midagi liiga palju teha, eks ole. Kondoom sumba otsa või Ka sinu mõttes käis läbi preservatiivi sumbud otsa, jah? Muidugi. Lenks rooli asemel, aga sellest hoolimata, mina arvasin, et kõik mõtted on nagu ära tehtud olnud. Aga siis järsku õidi august tuli siis see, et oli üks nii pikk klaasipuhastaja juhi koha peal ja nii pikk klaasipuhastaja kõrvaliste koha peal, et selle nad suutsid mulle teha niimoodi, et mina seda ei teadnud. Hommikul hakkasin sõitma, siis sellest pilust välja vaadata nagu lihtsalt. Ja siis oli see, et see oli ka minu jaoks täiesti uus asi, oli see. Neil oli, nende autos oli pult ja siis nad vajutasid puldist lõppu. Ja siis lihtsalt hakkasid minu aknapesu vedeliku prits hakkas tööle. Jah, nagu väravapuldist. Jah, sellest ma ei tea midagi. Sõidad nagu hästi rahulikult, kui ilm ja sealt nagu prits. See taustalugu on siis jah see, et nende samade prankide jätkuks, et kogu aeg tuli midagi uut välja mõelda, siis oli üks auto töökoda, kes suutiski lisavidineid külge panna. Ja lisavidine oli siis see, et meil oligi pult, kus oli 2 nuppu. Ja ühe nupuga alla vajutasid, siis juhtus see, et kui vasakule suunda näitasid, siis hakkas auto signaali ka andma sama ajal, kui suuna tuli vales. Ja Viljandi kesklinnas. Ja Pärnus on sul mõeldi niimoodi, me saime riieldasidki Pärnus. Kõik kiindus suunati täis, mida nad tundutatas. Ja siis teise nuppu alt oli jah see, et kui vajutasid alla, siis viskas aknapesu vett kogu aeg peale. Kõrgena loogiline Žigulist.
kuulge, aga meil on ka reisidel olnud sellised maitserännakuid ja maitseelamusi. Tuleb meelde üks tigude söömine Karpaatias ja Surströmming. Surströmming, jah. Surströmming võiks olla siis see asi, mille sa siis kellegi tooli alla ära peidad. Mitte siis, mis see oli? Tigusid. Ei, jah, okei. Ühesõnaga, aga see, meil õnnestus tõesti jõuda siis Rootsis Surströmmingu akadeemiasse. Selline asi on päriselt olemas, Surströmmingu akadeemia. Ja see on väga eakas vanem meesterahvas, kes on selle vedaja, ja me ei viidi sinna siis sellesse tehasesse, aga siis te võite kujutada, et kui me sinna tehasesse jõudsime, siis kuidas me ennast ette pidime valmistama, et see fermenteerimise algus, eks ole, kõigepealt läheb soola, siis hakkab fermenteerimine ja mis nii-öelda see hapendamine meile siis lõhnaliselt tähendab, et see oli päris kohutav. Meile anti ka pool fermenteeritud kala proovida. Sama ka? Ei, ta oli tekstuuril natukene tihedam. Ta ei olnud veel nii meda. Aga see, mida nad meile õpetasid, oli see, et sellel kala Surströmmingu taga on väga pikk traditsioon, siis seda ei saa süüa niimoodi, nagu me oleme näinud kuskil nende YouTube'i videotes, et keegi avab selle asja ja see hakkab tervelt seda kala endale suhu toppima. Kui sa ostad eelmine, sa ei söö ka seda tervet. Sa kõigepealt koorita, võtad luud välja, fileerid ja siis tükeldad ja siis paned millegi peale, et oleks hästi hea. Ja täpselt niimoodi meile seda Surströmmingut ka presenteeriti ja need inimesed pärast olid väga tänulikud, et me olime nõus neid ära kuulama, et me ei hakka nagu sellest tegema nagu mingit ilget, nagu nõmedat nalja umbes, hakkama oksendama. Ehkki oli neid, ja siis kõige suurem viga, mis meie Kristiniga tegime, oli see, et me jäime alkoholivaba õlut sinna kõrvale, mis tähendab siis mulliga jooki. Mis tähendab, et 2 tunni jooksul need prooksid üles tulid pärast. Ohoho. Surnoia lõhk oli meil autos tükk aega. Seda ei soovita, et teha, et ärge jumala eest. Ma ütlen, Karpaatias võeti väga soojalt vastu kogu aeg, igal pool oodati ju väga rõõmuga, et vaatame selle peale Eestisse meil nii vähe, kes neid inimesi ka vaatab ja nad ikkagi olid kõva programmi kokku pannud, aga üks viga oli, meil olid teod, olid lihtsalt kasvatatud tigusid, eks ole, see kasvatus ise oli lihtsalt üks muruplats, kus olid mingid plaadid, oli näinud, et tigusid on tõesti plaat üles ja oli järsku 1000 tigu oli iga plaadi ja need olid marineeritud ja tehtud ja kõik see oleks võib-olla olnud täitsa nagu mõistlik, see ei ole nagu nii rõve ja inimesed söövad tigusid nii, et seda nägu. Aga lihtsalt selle külalislahkusele viidates oli see, et eelneval õhtul oli see külalislahkus väga pinge ja seda külalislahkust oli võimsalt mitme liitri jagu. Ja siis, kui see hommik nagu algas ilus päikesepaiste kell oli 7:30 ja mõni tund oli külalislahkusest möödas, siis see külalislahkus jätkus nende tigudega ja see visuaalne, see nii-öelda kuidagi, see nauding selle mehe näos, kes seda kõike presenteeris, oli selline, et kuked, kannatage nüüd ära. Ja mulle meeldis see eelnev külalislahkus palju rohkem. Ja see lihtsalt seesama, et see tigu polegi midagi hullu, aga see tekstuur, mis sinu suus pole väga tihti käinud, on siis järgnenud sellele külalislahkusele, siis lihtsalt tekib teatavad reaktsioonid. Et selle üle ma seal ei uhke selle külalislahkuse vastuvõtmise üle, aga see oli päris raske. Ei julge soovitada. Külalislahkusest üks lugu meie esimeselt reisilt, mida siin Eerik, kes keskelt istub, kindlasti mäletab, kui me Leedus käisime Korvpalli muuseumis. Meil ikkagi kipub nagu reisidel sattuma seda, et meil ei ole nagu plaan minna nagu joomareisile. Mitte mingi juhul, see on ikkagi tööle ja saadet. Just, ainult töö. Ainult töö, eks ju. Siis Leedus sattusime ühte korvpallimuuseumisse, kus meile tehti siuke pikk tiir ja seal oli selline muuseumi peremees, kes mingil hetkel leedukal süttis selline korralik võitlusvaim. Et seal ilmselt tulid meelde vanad Žalgirise ja Kalevi lahingud ja midagi oli talle hingele jäänud vist. Ja siis ta leidis, et need eestlased, kes talle nüüd külla tulid, et nendega peab igal juhul igas asjas võistlema. Ühel hetkel me viskasime mingit minikorvpalli, järgmisel hetkel me olime Suure Kossu platsi peal, viskasime päris korvpalli, siis järgmisel hetkel surusime kätt võidu peale. Kõigepealt oli tema assistent nagu
võttis meie mehaanik Antsul niimoodi, tule suru, eks ju. No pealtnäha selline mees nagu mees ikka, eks ju. Ja siis võttis selle Antsu käe niimoodi, mul oli mau sinna laua sisse ära ja siis viskas oma särgi seljast ära, tuli välja, tuli Leedu meister käes surnud lihtsalt. Kujutab küll kauda oodanud oli seda. Võtab kõige nõrgam meest, kes näeb nii, Ants tuli siia. Ja lõpus siis ikkagi pidite võtma ka ära. No jah, lõpuks see oligi, aga see oli siis täpselt see, et kui siis Eerik võeti, see sama muuseumi direktor võttis ju Eeriku sülle, tõstis üles, et kuule, et ole hea, pane selle aja alla oma autogramm. Eerik ei ulatanud, ei ole probleemi, võttis ülle ja õppasse. Ja siis, kui me olime sellest 3 tundi filminud või midagi sellist, et küsiti, et kas teil nüüd on materjal käes. Ja siis meil oli materjal käes, et kiiret ei ole hotelli, ei ole. Ja siis olid sellised korvpallikurulised uksed niimoodi, mis avanesid maagiliselt ja siis seal taga oli selline suur ümmargune laud, kus olid siis lõhepraed, sellised kõrgemad vormid ka, eks ju, ja siis sinimustvalged salvrätikud kusjuures, nagu välja pandud. Ja Eerik sai sellel õhtul esimest korda Žiguliga sõita. Ta nii väga tahtis. Jah, ta nii väga tahtis. Ei ole vaja, aga ta nii väga tahtis. Ma ütleks niimoodi, et see päris mitu korda vähemalt meie selle 2 reisi jooksul, nii Eestis kui Ukraina Valgevenes, oli meie seltskond sunnitud sellest külaslahkusest ikkagi nagu tänulikult viisakalt keelduma, sest pakkumisi oli rohkem, kui oli vormi ja võimalusi, et seal oli, et pigem oli vist tunne, et nad ikkagi kõik põhimõtte pärast tahtsid. Ja ega siis see nii-öelda Karpaadid ja Setumaa väga palju ei erinenud. Ikkagi läksid, mõlemal kohal läks sisse, ootasin rahva rõivas mees või naine ja no tulite, nüüd teeme ja siis vaatame edasi. Ja olgu, et mis see kell ühe proua juures oli hommikul, pool 10 hommikul jõudsime kohale, et vaata siis väikest palvemajakest ja proovata, kui te siin juba olete. Ja kusjuures põhine ongi see, et palvemajas nagu, et ei olnud lihtsalt mingi pidu, läksime palvemaja filmima. Muidugi põõmus hakkas iga. Et võib-olla teadsid, kes tulevad, aga võib-olla on kõigil teevad niimoodi, et seal sinna ei maksa politseid saata igapäevaselt, kui inimesed palvemajast tulnud on. See nüüd ei seostu nagu selle Žiguli reisiga, aga siiski natukene, see on nagu sarnane. Kunagi mul õnnestus käia nagu Ülemsoetukis Siberis, siis käisime Draamateatri väikse koosseisuga nagu siis. Ja külastasime Eesti küla ja siis seal oli see, et see oli ka, et 10 tundi sõitu läbi Paksu ja Vedela vana mikrobussiga, mis iganes, rahv, selle bussiga ja siis kui sa öösel pimedas kohale jõuad, läga ja kõik ja siis on kohalik kultuurimaja, mis on umbes 10 korda väiksem kui see ruum siin, siis istud seal kohal ja siis on see, nii, see on meie tehtud, enda tehtud see kärakas, võta seda ja ma võtsin juba, ei, sa võtsid seda teist, see siin on meiega tehtud ja see pidu käis nagu hommikul 4 ja siis viidi meid kuskile külavanema juurde nagu magama ja siis me kuskil vaiba peal magasime, läksime hommikul üles, läksime täiesti katkes, siis nüüd me peame hakkama tagasi sõitma Krasnojarskis, siis et jälle 10 tundi sõitu ja siis mutid tulid hästi kavalate nägudega. Meie tegime selle panga, meie teeme selle ära ka. Ja siis võtsid marineeritud tomatipurgid, need välja. Ja Ülemsoetuki juurde öeldud, see on see Eesti küla Siberis, mis on vanast ajast. Aga see haakub seda Žiguliga nagu nii hästi. Kas mingeid kohti nendel reisidel teile tuleb meelde, mis on nagu sedasi hinge pugenud, kuhu tahaks tagasi minna? Praegu siin ei ole Väntsi, meie nüüd operaatorid, kui me käisime Skandinaavia reisil ja sattusime kogemata lihtsalt ühte hotelli otsides üliägedasse sellisesse kalurikülasse korras, siis see näiteks Väintsile nii hinge, et kui me Eestisse tagasi jõudsime, siis 2 nädalat hiljem tüüp pani enda auto lääled sisse, sõitis sinna maailma servale tagasi sellesse külasse, oli mingi kuu aega seal vist. Kas teil on ka mingisugused sellised kohti, kuhu nagu võiks veel minna? Minul on, ma just hakkasin telefoniga reis kerima, siin sattusin meenutama reisi ja see on üks koht, mida sina ei meenuta väga hea sõnaga, küll aga mina. See oli, minu meelest oli linn nagu Belõtsõrkve. Oli see, kus oli üks hotell broneeritud, mis oli
sa võib-olla kirjeldad seda nagu hotelli ja seda esist seal, mis seal toimus, sest see oli minu meelest üks ainuke ööbimiskoht, kus sina ütlesid, et atšur mehed, et ma nüüd lähen otsin mingi teise koha. Mina seevastu võtsin väljakutse vastu ja mul oli väga hea uni selles hotellis. See hotell oli lihtsalt, ma meenutan hea sõnaga oma vanaema, kellel oli ka umbes, ma arvan, sellest ajast renoveerimata korter ühetoaline ja see tualett oli vaata et üks ühele. Ja kõik visuaalselt nagu klappis ja see öö, ma arvan, maksis umbes 5 eurot midagi. Lihtsalt see oli nagu kõige autentsem ööbimine lisaks nendele Karpaatide ja Mägiküladele, kus oli siis tõesti ahju peal võisid magada. Aga see oli selline koht, kus juhuse tahtel oli selle väikse linnakese, oli rock-kontsert sel ajal just hotelli ees, mis oli määramata lõpuajaga ja ta vist ei lõppenud väga hästi ära. Pluss veel hommikul oli auto oli katki, et pidi veel aega veetma. Ja kui mina magasin väga hästi, siis sina tõenäoliselt olid kuskil hoopis teises kohas palju vaiksemas keskkonnas. Ma võtsin seda pilti just, et see oli tõesti vahva vaatepilt olemine, et kui ma selle nüüd üles leian, siis ma kohe rõõmuga jagan seda kõigile. Sellest hotellist muide lugu siin raamatus ka, et see koht jäi mulle ka nagu hinge ja mina kirjutasin ise selle oma nägemuse, mis nii helge ei ole, mis sellise rohkem. Tiit, mis sul on meelde jäänud? Kuhu läheks uuesti? No mulle meelde jäänud, see on, alustame sellest, et see Skandinaavia pool on nagu oluliselt kallim, eks ole, kui on nagu minna kuskile nagu allapoole. Siis meie alustasime, mina sattusin nendega koos siis kaasa, kui me läksime Skandinaaviasse, siis nagu sinna nii-öelda maailma tippu ja siis no minu kõige lahedam seik oli see, kui me olime Tõnisega ja siis Väntsiga, keda siin ei ole, olime leppinud kokku, et me saame 3 hakkama ühes hotellitoas. Ja siis meil pidi olema nagu 3 tuba ja siis Tamperes oli siis üks niisugune hotell nagu ja siis meid juhatati või anti toa number ja me läksime sinna, siis meid on 3 suurt meest Väntsimaa tehnikaga, meie Tõnisega oma nende asjadega ja siis on lihtsalt 2 tuba nagu. Et läksime alla registratsiooni tagasi ja küsisime, et tähendab, meid on 3, aga see tuba on 2, ei ole see 2, 3. Ja siis tuli see retseptsioonis inimene kaasa ja siis tõmbas selle vaba oleva ruumi seal jalud siis tõmbas seina seest välja 3. voodi, mis kujutas U-tähte veel üldse ruumis. Lihtsalt pidime nagu koos olema. Jalutamisruum ei olnud seal toas. See oli ainult 2 ööd on neid seal vastu. See oli üks. Jaa, aga neid tubasid oli veel, neid üllatusi oli veel. Siis oli veel ka ühes teises Soome külas, kus siis me lendasime sisse 40-kraadisesse kuumusesse ja siis Kosea. Oli küll, jah. Kosea. Ja siis oli see, et seal oli, mis on siis portatiivne air conditioner. Pidime selle masina tuppa tööle panema ja siis suure vooliku aknast välja viskama, et see tegelikult töötaks. Täitsa mood olema. Kas teil oli toalett oli selline või oli vähe moodsam? Meil oli moodsam. Toaletis, kes nii kaugelt näeb, eks ole, et see selline nagu ikkagi oli ja tuba ei olnud kuidagi nagu mõnusam, et see, ma ei tea, kas see viitab sellele, aga ikkagi nagu paketakel oli ees, aga paketakel paigaldus oli tolletil juba 15 aastat poole. Selle pildi võiks isegi ringi saata. Selline kompaktne olemine, et seal neid üllatusi oli palju. Mind nagu ei teerinud, et ma võtsin nagu maksimumi, sest et kehvem ikka pole, kui see läbivettinud proteerätik 6 all. See oli kuiv koht oli, kus sai istuda ja said selle rätiku hommikuks ära kuivatada ja lootsid, et ta väga palju ei haise hommikul. Aga neid, minu meelest eriti need väiksed mägikülad, kus me olime ju täitsa urgastas. Me käisime Lehma Lepsus üks hommik, üks ole Lucy minu meelest näitas ette, kuidas päriselt käib. Me seal vist põhimõtteliselt tirisid lihtsalt tunnetest vahest Lehma. Sina temalt piima kätte ei saanud. Et selle... Valesti tõmbasin midagi, ma ei tea. Imeda ei proovinud. Ei. Vaistasid küll Lehma, jah. Et see oli tore jah ja see muidugi seal veidi, kus see põhjapool, mida lõunapool on ikkagi niimoodi, et see kõik need vaated ja asjad, et kui
kui sõidad mõnusas konditsioneeriga autos, siis need vaated on väga lummavad ja mõnusad, aga kui sa sõidad selle +35-ga üles Mäkke niimoodi, noh, vesi on hügieenilisel piiril, eks ole, 3 aknast tuleb ainult kuum ahku sulle peale ja sul on veel 700 kilomeetrit minna, siis suvanad saadetest. Võiks uuesti minna teise autoga. Aga ma pean sulle ütlema, et vaat see kolmnurk aken on nii-öelda nalli, aga samas kui me läksime, aasta hiljem läksime Sierradega, kus ei olnud konditsioneeri. Oli ka puuda. Kurat, ma tundsin sellest kolmnurk aknast. Sest see on lihtsalt, vaata see... Õhuvool võiks kokku. Ja, olgugi, et on kuum see vähemalt võiks kokku. See kuum õhk on meil olnud ka vist ikkagi kõikidel reisidel enam-vähem märksõna, et saadetakse, et kui me, esiteks on see, et me muidugi suvel reisimegi, siis suvel ongi kuum, aga kuidagi need on ikkagi tabanud mingisugune kuumaveine alati, kus on küll on 32, küll on 35 ja oleme ka üle 40 kraadist saanud. Ja just kui sa meenutasid, et seal Soomesse on 40 kraadi, siis sellega oli see taustolugu, et tegelikult kui see Skandinaavia reis tuli, siis me alguses mõtlesime, et me läheme hoopis Türki ja sinna poole läheme autodega. Ja see oli see kunagi see reis, mida me isegi sinuga koos nagu välja mõtlesime, et teeks Türgi järgmisena, aga siis sul tuli see pereelu peale, eks ole, naine lubad enam kaasas ei ole. Ja siis tuli Hiit meile punti ja siis ma mäletan, kuidas Tiiduga arutasime, et oota, millal me sõidame, et juulis sõidame. Aga juulis on ju Türgis on räige palav. Äkki läheme Skandinaaviasse. See on nagu mõnus jahe, jah, tore läheme Skandinaaviasse, lepsime kokku. Ja siis Soomes saime esimese nädal aega 30 kraadi ja 40 kraadi. Terve Soome oli hästi kuum. Aga kui teil on vahepeal midagi, mis te tahate küsida või mille kohta teada saada, et kuidas on saateid tehtud või mis on nähtud, siis küsige ka kõrgelt vahele, et me siin vahepeal siis heietame edasi. Ma lihtsalt vaatan, et sa ei ole pilti saanud ühest Tšernobõli Pripjati prouast, kes meile seda jutumärkis autentset kohalikku samakat, mida ta pakkus meile, see proua, kes oli, ma arvan, et ühe suurema näitemängu väike osakene, kelle juurde siis giidid viisid, näitamaks inimesed, kes on siis nagu tagasi kolinud Tšernobõli või kes ei näinudki ära. Ja see proua, kes justkui väga raskelt ja raskelt elas, kuidas tema juurde pääsemine oli giidi sõnul, ikka vedas teile, et proua oli nõus vastu võtma ja siis kui läksid, oli perfektselt orkestreeritud vastuvõtt elektrimärgistega ja viin oli pandud ilma muude siltideta ja siis oli mingi snäkid, et see proua, ma arvan, võis olla Tšernobõli üks kõige edukam ärinaine. Kõige suurem kuubalga, et seda seal oli küll sellist näitemängu, sest et see seriaal oli just välja tulnud. Minu arust oli see Tšernobõli seriaal tulnud välja, et seal ikkagi elu kees oli niimoodi, et kui me läksime, siis see, mis ta 100+ € maksis, reis Kiievist Tšernobõli ja tagasi koos bussiga. Buss oli luksuslik, kõik oli väga hästi läbi mängitud ja isegi seesama nukk seal koodi peal oli hommikul ennast natuke tolmusemaks tehtud, et jääks hästi jõuvastav mulje, et seal oli küll sellist nagu vähem autentset, aga ikkagi oma silmaga vaatamine on ikkagi päris äge, et see on midagi muud. Nendest selle vana tädiga millegipärast mul tuli meelde, et kuidas me paar päeva enne ju Valgevenes ühes linnas sattusime nägema sõjaväeparaadi täitsa kogemata hommikul hotelli kõrval. Kas oli nii, et umbes parkla kõrval nad marssisidki mööda, et me hakkasime autodesse minema ja siis me nägime, et ohoo, et tänav on kinni pandud, et me vist siit kaudu ei saagi minna, kus me planeerisime. Ja siis seal oli, mäletad, teise maailmasõja veteranide kolonn ju marssis, kümneid ja kümneid mehi, kes paberite järgi peaks olema 90+, on ju. Noored ja sirged mehed linnas. Oli väga väsinud loomus olema ja mõned üksikud oli, aga see oli nii palju olles olnud. Ja oli hea seisus. Seal piirkonnas jah, seda näitemängu ikka edendatakse päris palju. Vot, kuulge, aga kõiki reisilugusid ei julgegi ära rääkida, sest muidu teil on raamatust enam midagi lugeda. Ma olen juba varsti veerand raamatut ette rääkinud, aga mis puudutab neid fotosid, siis selle raamatu tegemisega oli selline seis, et ma teadsin ise ka, et meil on 1000 fotosid alles. Õnneks on mingid ikkagi säilinud, aga täpselt siis, kui ma hakkasin neid raamatu jaoks välja sorteerima, siis tuli välja, et üks kõva ketas mul oli ära crashinud, et ma peangi tulema teilt nüüd fotosid küsima. Kui sul on puudu mõned fotod, kus on seda külalislahkust, kus on seda palju mõnilatu, kus nagu antakse rohkem kui tahaks, siis neid pilte võib küll minu meelest küsida, sest et minu meelest mul telefonis on neid sadu, sellepärast, et iga koht, kus me läksime, ma käisin telefoni välja, et kes siis seekord mida pakub. Ja pakuti kogu aeg. Ja olid riigitemplid, ilma riigitemplita, olid värvilised, olid plastpuderid, olid pooleliitrised. Seal ma mäletan Koverla mäel, siis Ukraina kõrgema tipu jaamil oli, siis olid
kus me ostsime ka sellised, mis olid nagu täitsa 1,5 eurost, said 1,5 liitrit kodupeeti, aga me ühtegi pudelit ei julgenud lahti võtta, sest et kõik ütlesid, et kui pole varem võtnud, siis on üks hea lõhku ju. Et võib-olla osta nagu vist vaatamiseks. Kusjuures selle kodupeediga praegu mul tuleb meelde, et see ju viis minu auto ju Läti piiris röntgenisse. Juhtus selline asi, et me tulime Valgevene kaudu tagasi ka ja see üle Läti piiri. Ja siis tollis küsiti, et noh, et kas veini või alkoholi või midagi on kaasas, noh, et see Ukraina poolt tuleb, et raudselt midagi on. Ja on küll, no palju on. Siis ma hakkasin mõtlema 3 nädalat oleme sõitnud ja igalt poolt on midagi kaasa antud. Mul õrn näinud, kui palju mul nagu autosse olla võiks tegelikult, eks. Panin sinna protokolli siis mingisuguse numbri kirja, on ju. Ma mäletan, 4,5 liitrit, no panin sinna, eks ju. Ja siis piirivalvur, kes tuli siis kotte välja tõstma, hakkas siis tõstma need välja ja tuli välja, et ma olin 0,5 liitriga mööda pannud. No olin ära unustanud. Üks pisikene pudel oli kuskil seal all veel. Ahaa, esitate vale andmeid, selge, autoga röntgenisse. Ja ma olin mingid tunde olime seal tallis kiiri selle pärast. Jaa, aga mulle meenub see, kui me käisime, küll see on nüüd Sigulist järgmine, ma vaatasin, siin on neid pilte ka, selles Sierraga, eks ole. Kui me käisime selles rõõmsas surnuaias, siis me sattusime Kristiniga sinna tänavaturule loomulikult, kuna see on rõõmus surnuaed, see on hästi palju turisti, kes tahavad näha. Ja siis on seal ka siis tänavaturg nii-öelda. Ja siis igal pool müüdi seda kohalikku napsu. Ma ei tea, me Kristiniga jõudsime kuidagi silmsidemega selle kokkuleppel, et me ei julge seda osta, sest jumal teab, igas poikas on mingi oma villi ja ühesõnaga selleni me ei jõudnud. Küll aga igasuguseid muid toredad asju me proovisime. Mida täpsemalt? Sündel küpsetatud Vahvel. Ümber torgu keeratud tainas, mis osutus nagu siis lõpuks keraks, mis oli siis vahvel. Kerapannkoog. Nüüd, kui juba Serrade peale jutt läks, siis võib-olla mõne sõnaga sellest ka, et miks me see viimane reis meil üldse Serradega tuli, et iseenesest võiks nende Žiguliidega veel edasi sõita, et nad on alles, okei, see valge nüüd läks küll uue omaniku kätte, aga küll leiaks selle teise Žiguli ka punti, mis siis tuli ja siis mina ütlen ausalt, et mul kuidagi sai kopp ette nendest Žiguliidest just seal Norras, kui me sõitsime mägedes. Ja Eerik oli minu kõrvalistmel, kes sellel hetkel, kui me järjekordsest mäest üles ronisime teise käiguga ja jälle see jahutusvedeliku näit sinna punasesse valisse. Me oli vist 2 nädalat olime juba reisinud seal ükskõi Lillehammer juures, kus see hästi kõrgem. Mina võin ühe loo rääkida, kuidas meil olid raadiosaated autos, eks ole. Ja siis meil oli Kristini vend Kaspar seal oli saateautona ees. Ja siis oli see, et sinna Nordkapi minnes on see 3 kilti tunnelis alla. Merealt läbi läheb tunnel. Ja 3 kilti üles nagu. Ja pime tunnel, merealt läbi ja ühesõnaga. Ja siis me olime enne sinna minnes olime rääkinud, et kuulge, et Sviksidega on nii, et kui see allaminek on, siis tuleb kõik mäng panna, et pärast üles saada. No võib kaasmõhke ja suurvaaru 2 saab mäest alla, et järgmisest saaks aga siis Kaspar, kes oli seal roolis Madise ja ma ei tea, seal teistega, siis hakkas vist juttu ajama, siis unustasid ära, et lihtsalt sõitsid rahulikult 9 jõudu. Sul kuuled raadiot. Kristjan, ma ei ole niimoodi, ta rohkem nagu Peers, me rääkisime, minge ees, minge, nüüd on jälle, kurat, teise käiguga, kurat, kuras, mida? Väga naljakas kogemus. Ehkki ma ise tundsin sama, et mina ei karjunud seda. Ma ütlen oma õigustuseks nii palju, et su perb isegi ei andnud tunda, et mingit tõus vaatab. Otse auto täis rääkinud. Täna auto peaks ikka mäest üles, et väikeselt, aga Žigulidega peab planeerima igast asja. Möödasõitu peab kõvasti planeerima ja mäeotsa sõitmist veel rohkem planeerima. Aga ühesõnaga jah, et sinna Lillehammeri mingisuguse suure mäeotsa valides siis või nutta, et peale tulla ja mõtlesin, et okei, aitab, et see nüüd jääb viimaseks reisiks, et rohkem nende Žigulidega küll sõitma ei taha minna. Ja siis hakkasime arutama, et mis see siis järgmine etapp võiks olla. Meil oli vahepeal oli variant, et otsime üles oma esimesed autod, et sinul oli see Audi 80. No minul oligi esimene auto oli Serra, eks, et see oli nagu Serradele loogiline minek. Ja siis juhtus nii, et ikkagi kuidagi
otsisime ühe Serra Eesti pealt välja, millega lõpuks Tiitsus reisile läks selle sinise. Ja siis, kui selle Serra juures Madisega koos käisime ja vaatasime seda, siis samal õhtul koju sõitis, mõtlesin, et noh, nui neljaks, aga mul ikkagi enda Serra ka praegu on. Siis ma läksingi 2 nädalat hiljem Lätist ostsin omale enda Serra. Siis see kontseptsioon muutuski, et läheme Serradega. Ja ma sain aru, et sa hea meelega tuleks ka Serraga punti, et sul on ka oma Serra lugu rääkida. Ja meil oli, ka peres oli 85. aasta universaalkärjega Serra, 2 bensuumootor manuaal kast 4 käiku ja see toodi Saksamaalt niimoodi, et mu isa vist müüs sama 06 müüs maha nendele venelastele ja palveks, et need tagasi tuleks ja raha tagasi nõudma. Ja kohe minust üsna kiiresti pari Saksamaale tuli järgi. Aeg oli raske, raha oli vähe, siis raha oli täpselt 1 paagitäie jaoks, et koju tulla. Ma ei mäleta, kuidas linnast seda tõi, aga kuidagi läbi siis laevasõiduga seal Rootsi kaudu. Ja vist umbes niimoodi, et bensu tuli põles ja viimane kilomeeter minna mäest alla süüa kõik, et jõudis veel enam-vähem sellega Eestis koju Pauli alla. Ja siis see oli meie peres ikka päris truuratsu, ühel hetkel ta käis isa tööruumides jäi nagu seisma ja siis, kui mina jõudsin selle ealiseks, kus ma võib-olla nagu tahtsin sõita, aga remontida jätkuvalt oli veel ei osanud ja praegu enam ei oska, siis me mõtlesime sõbraga, et on õige mõte, et värvida sellele valgele roostetanud Sierrale sinised tribud katusele, kirjutada spreivärviga ikkagi ralli number 69 külje peale ja siis sellega sõita, kuna see bensupaak oli nii roostetanud, siis sai korra 5 liitrit peale panna, siis üle elektrimise välja ja sõitsime nii kaua, kuni siis maantul seisma ja siis isa, kes oli pikal tööpäeval, helistasime, et tule remondi ära, siis ta putitas üles, sõimas meil näo täis, pani veel 5 liitrit sisse ja sõitsime põllude edasi. Ja see kere on tõenäoliselt alles jamani ruumides, nii et ma ootan taaskohtumist, aga sellest räipest enam vist ma ei saa. Sellega ma ei oleks sellega nõus, et isegi sinna lähedal minna, see võib tõesti pea kukkuda sul. Aga võib-olla mõne kabedama masina küll ja meil oli peres oli ka veel üks tumesiline ja siia sedaan seega, mis oli ikka väga kabe masin. Aga selle õnneks sõitis maha just isa, sellega mul pistmist ei olnud. Nii et meil on Serra on hea auto, et ikkagi kogu küla 94. vaatas, et pole viga, roolil pappi on. Saab endal Saksamaal juba Sierrasid tuua, 10 aastat vana oli. Aga ikka ta on ikka südamesse läinud jah, aga 06 kahjuks on nüüd rohkem kogenud hinge. Siis peab selle 06 sulle kusagilt välja otsima. Kui see punase vilkuva tulega sõitmine, bensutulega sõitmine, mul jälle tuli meelde see sama Lätist tollist edasi tulemine ja siis me tegime ka sinuga võistluse, et kui kaugele me paagiteiega sõidame. Ja me kogu aeg olime terve reisi arvestanud, et meil on Žigulidel kütusekulu on siuke 10-100, eks ju, et paagiteiega ma arvasime, et 400 on maksimum. Tavaliselt kusagil seal 300 peal otsisime juba tanklat igaks juhuks ja tankisime. Ja siis me tegime sellise võistluse, et seal samas Valgevene piiri ääres esimeses linnas tankisime paagid täis ja hakkasime sõitma, et kindlasti, kes on saateid näinud, võib-olla mäletab ka, et kui kaugele siis sealt oli nagu õnnestus tulla, eks ju. Et bensu tuli hakkas minu arust vilkuma kuskil seal Ikla piiri pealt punktis vist ja siis selle vilkuva tulega minu auto sõitis Iklast Varbalani välja. Kujutate, et nende kui pikalt. Ja siis tuli välja ja sinu oma tuleks sealt veel edasi käia. Meil oli täitsa juba niimoodi Määremaa tanklatest vist äkki juba möödas ja see oli uskumatu vastupidamine. Aga ütlesin, et ei kuivaks lasta, sest et pärast isa enam praevad käima. Pärast Ants pidi vist 2 või 3 korda tegema topkat jah, olema nagu bussi bensu peal, et auto uuesti käima läheks. Et see oli jälle selline väike selline elu õppetund. Kuulge, aga aitäh Tiit ja Robi siia tulemast ja meenutamast. See raamat on meie kõikide ühised seiklused, vähemasti ka siin poolseltskonda, kes saalis on, nagu ma ütlesin, sellega seotud ja ma arvan, et kui te nüüd seda raamatut lugema hakkate, siis ma garanteerin, et te mingeid asju kindlasti mäletate teistmoodi, kui mina mäletasin. See lind, see peale tsirka, see oli sest ma ei ole reisidel ju päevikut pidanud. Esimesel reisil ma proovisin päevikut pidada, kui me Baltimaades sõitsime, aga ma loobusin sellest vist teisel õhtul. Sest sa saad aru, et roolis ei tohi kirjutada. Jah, segab. Külas lahkus on võimsam, kui päeviku pidada. Ja, et need on ühesõnaga need hetked, kuidas mulle on meelde jäänud, see ei pretendeeri kogu tõele, aga minu moto on ikka olnud, et faktid ei tohi head lugu rikkuda, nii et head lugemist teile kõigile ja nautige. Aitäh!